boks on see, kus tohib kasutada käsi, kickboks on see, kus tohib kasutada nii käsi kui jalgu ja ma ei tea siis tai-boksis ka veel küünarnukke või selline üldine arusaam, aga mis alaga nagu täpsemalt tegu ja millal sa ise sellega pihta hakkasid? Et see reeglistik olenebki väga paljud nagu organisatsioonidest ja niimoodi, aga lihtsalt tehniliselt või väga lihtsasti öeldes siis ongi võitlus, kus on lubatud, ütleme kickboksis, käelöögid, jalalöögid, põlvelöögid, püsti sükast maadlust ei ole lubatud, ainult puhtalt löögid, kui minnakse nagu lähidistantsi, kus üks või teine või mõlemad teinedes nagu kinni haaravad, klinč öeldakse selle kohta, et siis kohtunik lahutab seal nagu midagi teha ei tohi rohkem. Et on niisugune puhas löökide vahetus. Tai-boks on see, kus tulevad mängu küünarnukid ja kus on see püsti maadluse pool ka, et seal on teatud piiratud tehnikatega lubatud siis ka nagu vastase maha viimine või siis nagu heitmine. Aga see on niisugune hästi spetsiifiline, tehniline. Jah. Just. Aga kickboksis vahel ikka kindlasti juhtub, et paned ka vastase maha oma mingi nii tugeva löögiga või selles mõttes maha, et mitte ei löö nokki, et kas see on siis kuidagi väär? See oleneb jällegi nagu see, et näiteks kui ma püüan vastase jalalöögi kinni ja siis ma pean kohe sealt tegema mingi tehnika talle vastu, kas siis jaladalt näiteks alt ära lööma või siis käega teda lööma, aga kohe nagu lahti laskma, ma ei tohi seda jalga jäädma, hoidma nagu pikalt. Et see on jah hästi spetsiifiline olenevalt siis nagu sellest konkreetsest reeglistikust. Aga jah, nagu põhierinevus siis nagu kickboksil ja tai-boksil ongi siis see, et tai-boksis kasutatakse ka küünarnukke ja niisugust püsti maadluse laadset tegevust. Mis sind kickboksi juurde tõmbas? Et see, nagu me rääkisime, ma vaatasin sinust klippi Ringvaates ja seal sa vist mainisid Bruce Lee'd ja Van Dammet ja selliseid asju, et ma ei tea, kui vana sa oled üldse? Ma olen, issand jumal, ma saan 35 kohe. Et siis tollel ajal ilmselt, kui sa üles kasvasid, siis olid sellised action mehe filmid olid hästi populaarsed. Ma ise ka täielikult armastasin neid kõiki ja Bruce Lee'sid ja asju, aga kuidas sa kickboksi juurde jõudsid? Et kas need, ütleme, esimest korda Bruce Lee'd telekast näha, kas see oligi siuke tõukejõud? Ma loeks seda nagu selleks alguseks küll, et siis nagu tekkis see huvi, et see on nagu äge, mis seal toimub ekraani peal. Ma tahaks ka olla nagu see vend, et ma ei olnud siuke väiksest peast, mul põdesin astmat ja mul oli hästi palju allergiaid ja tervis ei olnud väga hea ja et ma ei olnud füüsiliselt väga võimekas. Aga nendes filmides siis enamasti ka, et need kangelased siis nad ei olnud nagu siuksed, kes passid välja, et nad on nagu kõvad mehed, aga nad siis, kui võitlus pihta hakkas või siis see lõpplahend oli niimoodi, et siis nad olid ikkagi nagu võimsad vennad ja siis võib-olla siis see oli nagu siukene esimene nagu see jah, see nagu säde, mis tekitas seda. Aga konkreetsemalt siis, kus ma teadsin, ma tahan võistelda, oli 2005 aasta, kui ma nägin esimest, see oli kickboksi profi-gaala Eestis, Saku Suurhallis ja seal eestlased küll võistlesid seal, aga seal oli üks Taist pärit tai-boksija, kes tegi matši, ta oli Jomhod. Ta küll elas siis Soomes, aga see tema stiil, et kuidas ta nagu võimalikult vähe nagu energiat kasutades kontrollis oma vastast, kes ei olnud üldsegi nagu mingi nõrk, aga see tema nagu oskus ja see skill jättis mulje nagu oleks omavahel teeks nagu amatöör ja siis nagu profisportlane. Et see oli nagu see, mis mind võlus, et siis ma vaatasin selle võistluse ära ja siis ma just järgmine nädal läksin tai-boksi trenni ja 6 aega hiljem ma tegin oma esimese matši. Kui sa praegu seda kirjad, ma olen niisugune nii-öelda
tugitooli vormis UFC fänn, et ma vahel, ma tean nii-öelda neid kuulsamaid nimesid sealt, et ma kõiki ei jälgi, aga praegu, kui sa kirjeldasid seda, et võimalikult väikse energiaga kontrollis enda vastast, siis mul tuli Joel Romero tuli silme ette, kes on see kuubalane, kes on ka niimoodi, et nagu vaevu liigub ja siis järsku, kui ta liigub, et siis on see nagu selline hästi plahvatuslik. Et mis, sa läksid tai-boksi trenni, kui erinevad tai-boks ja kickboks on, et ütleme, et selle tehnilise poole sa natuke rääkisid, et mis need reeglid on, mis seal lubatud on, et siuke püsti veits maadlus ja küünarnukid, aga ma ei tea, kas kultuuriliselt või kui erinevad asjad need on? Kui vaadata nagu Euroopat või siis läänemaailma, et siis on nagu suhteliselt sarnased, et nagu mõlemad on spordid ja see väga ütleme, reeglistikus on nagu suhteliselt väiksed erinevused, et ongi võib-olla see püstimaadlus ja küünarnukid, aga kui sa teed ühte asja väga hästi, siis tõenäoliselt sa teist ka hästi teed, et need nagu siis nagu tulevad kasuks, et sa võid võistelda nii ühes kui teises alas põhimõtteliselt väikse nagu väga väikse erinemusega, aga tai-boks Taimaal on väga erinev nagu sellest, mis ta siin on, et seal on nagu see, et kuidas seda matši hinnatakse, mis igal raundil on oma nagu tähendus ja Euroopas pigem ongi nagu see, et agressiivsus on nagu see, mis toob sulle võidu, et agressiivsus justkui, et kes läheb rohkem nii-öelda nagu peale, kes tahab võita ja kes näitab seda välja, et siis seda ka hinnatakse väga palju. Tais nagu väga üldistavalt, ma ütlen väga üldistavalt, olen see justkui nagu tagurpidi, et seal ongi siis nagu see, et kes justkui näitab, et ta on üle vastasest domineerimine, mitte agressiivsus, aga domineerimine sellega näiteks, et ma tulengi löökide eest ära, lükkan sind pikali, viin sind maha ja et seal see domineerimine ja see on nagu, mida hinnatakse rohkem. Et natuke sarnast. Esu.